kodulehe kujunduse vahetus. Kui teil on kodulehel rohkem kui üks kujundus, siis on võimalik kodulehe kujundust vahetada. Põhimõtteliselt käib asi samamoodi nagu mobiiltelefonil korpuse vahetus. Tellite uue kavandi ja saate paari nupuvajutusega kodulehe üldkujunduse ära vahetada. Üldjuhul on vaja kujundus kas juurde tellida või siis on teil mõne kuupõhise paketiga juba rohkem kavandeid kaasas automaatselt. Enne kui uus kujundus avalikuks teha kodulehel, oleks mõistlik natukene katsetada seda kavandit enda jaoks ja vaadata üle, kuidas ta olemasoleva teksti ja piltidega sobib. Vahetame kavandi ainult minu enda jaoks niimoodi, et keegi väljaspoolt seda muudatust ei näe. See on nüüd ainult minu isiklikule kasutajale tehtud seadistus. Võtame intra, kasutajaseaded ja vahetame siin kavandi. Antud juhul on meil 12a kavand. Valime näiteks 12c. Kui me nüüd salvestame, siis meil kavand muutub. Kõigepealt ongi mõistlikum ise kavandi vahetus ära katsetada, sellepärast et erinevate kavanditega võivad olla erinevad kodulehe päise, pildi mõõtmed, sisualade mõõtmed, et oleks mõistlik ennem üle kontrollida, milline koduleht välja näeb, siis kui teil on uus kavand. Antud juhul oli meil valitud kavand, mis on samast seeriast, lihtsalt teiste värvidega, kuid meil on võimalik valida ka täiesti teistsugust kavandit, näiteks siin on meil 13a. Siin on selline päris valge põhja peale. Paneme selle 12a tagasi. Nüüd, kui kõik juba ilusasti sobib, kõik seadistamised on või kodulehe sisu paika panemine, kus seda vaja on ära tehtud. Nüüd võime ära muuta kodulehe kujunduse ka avalikult internetis. Võtame intra, admin ja admini all on saidi seaded. Ja siit valime vaikimisi teemaseaded. Neist esimene on siis meie jaoks oluline templiit, mida kuvatakse avalikult kodulehel. Valime siit näiteks 12c ning salvestame. Ja nüüd, kui me siit kodulehelt lahkume, on meie kodulehe kujundus ära vahetatud uue vastu.